Tere õhtust! Panen häält juurde, muidu äkki on vaikselt. Nii, ja nüüd tuleb kolmas osa, me oleme kolmanda osani jõudnud. Ja kolmas osa on avaldunud kehameel. Vau, siin on kohe pilt tervest kehast. No siit saab pildi jälle teha. Ja pealkiri on keha ilu. Pea laest jalad allani. Tõesti on pea laest jalad allani. Et ma teen sellest pildi ka. Selles peatükis vaatleme keha ehitust pea laest jalad allani. Tähele pannes keha iga osa funktsiooni ja olemust võime heita pilgu kehameele seostele ja iga kehaosa probleemide varjatud põhjustele. Keha toimib kui tervik, iga osa on ühenduses teistega, toimub infovahetus. Valu varbas võib tuleneda seljavalust. Valu õlas võib olla tingitud vaagna probleemidest. Keha iga osa mõistmiseks peame aru saama selle osa suhetest kõigi teiste osadega. Näiteks on põlveprobleemid seotud põlve funktsiooniga, aga ka reite, sääre, lihaste, jalgade kui terviku, vaagna ja selja ning seismis- ja liikumisfunktsiooniga. Oma kehas veedame me kogu elu, see on meie kodu. Seega on tähtis enese füüsilist kuju tundma õppida ja sellega sõbraks saada. Nii hakkame peast siis pihta. Pea on juhtimiskeskus. Siit on pärit kõik korraldused tegutsemiseks. Neid tegusid suunav mõistus, reageeringud saadud infole ning kogu meie füüsilise ja psüühilise emotsionaalse organismi alalhoid. Selle keskuse kaudu pääseme ülespoole taevasse, et avastada abstraktne tarkus ja saavutada vaimne ärkamine ning väljapoole ja alla maailma, et uurida inimelu valdkondi, suhteid ja loovust. Kolju on paik, kus kohtuvad abstraktne ja suhteline. Pealuu, mõra või trauma võib viidata suurele igatsusele sisemiselt avarduda ja kasvada, vaatamata takistavatele välistele oludele, just nagu praguneks munakoor, et lasta uus olend välja. Samas võib see tähendada füüsiliste nõudmiste või reaalse maailma ja sügavama vaimse ihaluse või ae vahelist konflikti, sest kumbki veab eri suunda. Me kipume pidama pead oma olemuse keskuseks, kuna keha on pea jaoks liikumisvahendiks ja pakub talle ühtlasi nauditavat meelelahutust. Me katame keha riietega ega näita seda. Pea on aga katmata, avatud suhtlemiseks ja kontaktideks, kuid kehas paiknevad süda ja meie sisimad tunded. Tulemuseks on pea ja keha mõtete ja emotsioonide eraldumine üksteisest. Kuklast allapoole jääv osa on isiklik ja varjatud. See on koht, kus hoiame tundeid, mida tahame salajasse jätta. Kehas asuvad seega kõik alla surutud probleemid, mis on avalikkuse ette toomiseks liiga ebameeldivad. Peas aga avaldub stress, põhjustatud pea ja südame eraldatusest. Nüüd tuleb kael. Kaela ja kõri kaudu omastame seda, mida füüsiline elu meile pakub, vett, toitu, õhku ning väljendame tundeid, mida see elu meis tekitab. Peast tulevad mõtted ja kogemused, mis suunduvad alla kehasse, et neid teostataks. Kehast liiguvad vastureaktsioonid ülespoole pähe, et väljendust leida. Kael on nende kahe keskuse vahendajaks, ühendussild,
absoluutse ja suhtelise vahel. See on oma loomelt lahknemispunkt, koht, kus avardub sageli keha ja meele vaheline lõhe, eriti juhul, kui kahesuunaline infovahetus intellektuaalse mõistuse ja tunnetava südame vahel on juba algselt vastuoluline. Enamikul meist on peas rohkem energiat. Me võime tundide kaupa mõelda ja rääkida, kuid sageli südame arvelt. See võib tekitada kaelas pinget või isegi jäikust. Tegemist on nende kahe vahelise võitlusega. Kui pea ja süda saavad omavahel suhelda ja austavad teineteist, siis nad ei tarvitse tunda sellist pitsitust ja tõrjutust. Uuri, millisest piirangust on vaja kael vabastada. Kas sul oleks vaja kuulata oma tundeid? Kas sul oleks vaja eraldada vähem energiat mõtlemisele ja rohkem tegutsemisele? Konflikt selles piirkonnas võib viidata ka vastumeelsusele oma keha suhtes, mis võib olla tingitud kas väärkohtlemisest minevikus või mingist puudest. Kaelast kehasse liikuvat energiat on vähe, puudub suhe sellega, kes me füüsiliste olenditena oleme. Kas sa tunned, et su keha vibreerib ja on energiast tulvil? Või tundub ta sulle võõrana, vähetuttava või lausa tundmatuna? Kael hoiab pead püsti, nii et me võime vaadata ettepoole, säilitades väärikuse ja julguse. Longuspea viitab lootusetusele, allaandmisele, võimetusele tulevikule vastu astuda. Kael võimaldab peal ka liikuda, et vaadata igasse külge, haarates rohkem, kui asub otse ees. See näitab meile avatust ja vastuvõtlikkust teiste seisukohtadele. Kui su kael on kange või valutab, siis mõtle, kas näed kõike vaid oma seisukohast? Kas sa tunned kellegi suhtes vastuseisu või on sul eelarvamusi? Kas sinu hoiakud on kitsarinnalised või istub keegi sul kukil? Võib-olla soovides, et sa endast kaugemale näeksid. Jäikus kaelas piirab ka väljendatavate tunnete hulka. Kas sa hoiad oma tundeid tagasi? Kas need on väljendamiseks liiga tugevad? Kui sa ei saa kaela vabalt liigutada, viitab see kangekaelsusele ja jäikusele. Mida on vaja, et su kaelal oleks parem? Kas miski lämmatab sind? Kas tunned, et sa ei saa liigutada? Kaela jäikus võib viidata otsustusvõimetusele, kui sa ei tea, kuhu poole pöörata. Vaat siuke lugu. Nii. No nüüd tulevad õlad siis. Õlad on tavapärane koht, kuhu me laome oma kohustused. Kui võtame enda kanda teiste inimeste probleemid või võõra koorma, võib see taak muutuda väga raskeks. See võib olla üks võimalus vältida oma probleeme. Sa oled nii hõivatud kohustustest teiste ees, et enda jaoks jääb vähe aega. Pingesõlad võivad tähendada, et sul on liiga suur koorem kanda. Kas võtad vastutuse oma vajaduste eest, enda kanda? Kas tahad tegelikult öelda? Palun hoolitsege minu eest, palun natuke hoolt ja poputamist. Kas oled liiga kaua kandnud teiste inimeste probleeme oma õlgadel? Kas peaksid kellegi või millegi maha panema? Nii on õige. Kas peaksid kellegi või millegi maha panema? See kehapiirkond on tegutsemiskeskus. Õlgadest voolab meie toimekas ja loov energia käsivarsi mööda alla kätesse, kus ta avaldub selles, mida me maailmas teeme. See käib nii meie tööde kui ka eluviisi kohta. Mida teeme oma ajaga, oma suhetega, oma tunnetega?
õlad tõmbuvad pingesse ja muutuvad jäigaks, kui me ei väljenda oma tegelikke vajadusi, kui teeme seda, mida parema meelega ei teeks. Kui tunneme, et meil on liiga palju teha või kui meil on hirm ennast välja sirutada ning me eelistame tagasi tõmbuda ohutusse tegevusetusse. Pinged takistavad energia ja tunnete voolu. Vähesed meist teevad seda, mida tõepoolest teha tahavad. Kui seame teiste tunded esikohale, võivad meie enda toimingud hooletusse jääda. Õlad on paik, kus see tegutsemisenergia kinni jääb. Mõtle, milliseid väikesi muudatusi sa saad ette võtta, et hakata tegema seda, mida tegelikult tahad. Südame energia tõuseb õlgadesse ja väljub seejärel, et leida väljendus kätes, kallistades ja puudutades. Tegemist peaks olema sujuva väljendusega, kuid sageli on tee tõkestatud ning see tekitab valu ja jäikust. Õlgades võib tekkida konflikt, kui me kallistame vale inimest, kui tunneme, et meie lähenemiskatsed lükatakse tagasi või kui kardame lähedust. See võib avalduda külmunud õlgades, mille kaudu anname ja võtame vastu külmust. Hirmu puhul õlad kerkivad, kui see jätkub pikemat aega, harjuvad õlalihased õlgu hoidma just selles asendis. Asendi kinnistudes muutub ka suhtumine. Kühmusõlad viitavad soovile kaitsta südant ja rinda, seda kinni katta, kui aga õlad on taha lükatud ja rind ette, viitab see võlts tugevusele, mille taga peidab end sageli hirmutunne. Õlgade tahapoole tõmbamine on ka üks viis hoida tundeid tagasi, eriti tundeid, mis tahavad pääseda välja, et puudutada ja hellitada. Nii, käsivarred tulevad nüüd. Käsivarred väljendavad energiat, mis pääseb südamest maailma, kallistuste, puudutuste, eneseväljenduste ja hellituste kaudu. Avali käsivarred ütlevad, siin on mu süda, tule ja saa sellest osa. Nad väljendavad kartusetust ja vastuvõtlikkust. Kui ristame käsivarred, siis asetame nad südame ümber, luues kaitsva barjääri enda ja teiste vahele. Meie sõnum on siis, jää eemale, hoia distantsi, ma ei soovi lähedust. Iga kord, kui märkad, et oled käsivarred ristanud, püüa need hoopis välja sirutada, jälgides, mis tunne tekib. Püüa iga päev olla veidi aega käsivarred avali ja lõdvestunud. Käsivarred väljendavad aktiivset tegutsemisenergiat, mis tuleb õlgadest mööda käsivarsi alla ja suundub läbi käelabade maailma. Käed väljendavad kõiki sinu sisimaid soove ja igatsusi. Kas sa teed seda, mida tahad? Kas sa teed midagi, mida ei peaks tegema? Kas sa sirutad end liiga kaugele välja või hoiad end tagasi? Käed on ka relvad. Me võime kasutada neid ründamiseks, keeldumiseks, eemale tõukamiseks või tagasi tõrjumiseks. Me võime endast eemale tõugata või enda poole tõmmata. Me võime hoida ja kallistada. Kas sa pead kellestki või millestki lahti laskma? Käsivarred on tõstmiseks ja kandmiseks, kuid mõnikord on raskus liiga suur ja käsivarred hakkavad valutama või hoopis surevad ära. Kas sa kannad liiga suurt raskust? Nõrgad või väsinud käsivarred viitavad võimetusele lasta tunnetel ja energial väljapoole voolata. Võib esineda tunne, et sa ei suuda olukordi kontrollida või otsuseid vastu võtta, võimetus elust kinni haarata või hirm tõelisi tundeid väljendada.
Jäigad või valulikud käsivarred tähendavad, et sa tunned vastuseisu tegutsemise või eneseväljendamise suhtes, mida sa ei taha teistega jagada. Millised tunded on sinu käsivardes? Siniseks muljutud käsivars viitab, et sa oled sattunud mingit laadi vastuseisule või tunned, et oled millegi vastu põrganud. Käeluumurd osutab sügaval sinu sees peituvale konfliktile seoses tegutsemisega, mida ei lase murdunud käeluu sul teha ja mida sa nüüd selle tõttu teha saad. Kas see ei lase sul kedagi kallistada? Kas see ei lase sul tööle minna? Kas see ei lase sul teiste eest hoolitseda? Kas vajad äkki puhkust sellest, millega tegeled? Küünarnukid. Liigesed annavad meile liikuvuse ja painduvuse. Kui meie käsivars keskelt ei liiguks, ei saaks me toitu suhu pista, kedagi enda vastu tõmmata, viiulit mängida ega kõneldes žestikuleerida. Liigesed lasevad meil avali käsi maailma emmata. Küünarnukid annavad meie liikumisele graatsia, aga võivad olla ka relvaks, kui me küünarnukkidega endale teed rajame. Või on keegi sind küünarnukiga teelt tõuganud. Küünarnukid võimaldavad meil reageerida energiliselt ja jõuliselt. Kuid nad võivad väljendada ka meie konflikti tehtavaga. Kas sa tunned, et oled piisavalt võimekas ja kompetentne? Kas paned ennast maksma? Kas sinu suhtumine on jäigastumas või kardad sa oma südame energiat väljendada? Tennisemängija küünarnukiks kutsutud liigesepõletik viitab sellele, et miski meie tegemistes ärritab ja vihastab meid, kütab meid üles. Kas sa oled millestki kõvasti kinni? Kas tunned pahameelt, et töötad rohkem kui keegi teine? Või on seal hirm avada end tulevikule, emmata kõike iseseisvalt? Tennisemängija küünarnukiks. See on mingi a la haiguse sümptom. Me ei ole sellest kuulnud midagi. Nii, randmed. Need liigesed tähendavad mitte mõtte tegutsemisajendiga. Need liigesed ühendavad mõtte tegutsemisajendiga. Issand, mu juhe jooksis kokku praegu. Jäigad või valulikud randmed piiravad tervet rida tegevusi, autojuhtimist, söömist, kirjutamist ja oma tunnete väljendamist. Kui sul ranne valutab, kas on siis tegemist mõne selle vastumeelse tegevusega, mida sa väldid või soovid, et sa seda ei teeks või tunned, et su tegutsemist piiratakse? Kas on tundeid, mida sa ei taha väljendada? Välja väänatud ranne viitab tegutsemisega seotud mentaalsele konfliktile. Kas tunned, et oled surve all või pinges? Kas tunned, et ei suuda teha seda, mida sinult palutakse? Kas sind kiusatakse, kistakse mitmesse erinevasse suunda? Ja murtud ranne viitab väga sügaval asuvale konfliktile sellega, mida sa teed või mida sulle tehakse. Mis sinu sisemuses on murdunud? Kuidas mõjutab randmemurd sinu tegutsemist? Kas tahad lõpetada millegi tegemise? Kas keegi peatas sind? Ja nüüd on käed. Lapsed arendavad oma vaimseid võimeid kätega töötades ja kui ajutegevus väheneb, näiteks insuldi puhul, siis väheneb ka osavus. Kätega me loome, seega väljendavad käed kõiki viise, kuidas me tegutseme ning kõiki tundeid, mis meil on seoses oma tegemistega. Käed liiguvad meie ees,
et maailma tervitada. Nad tähistavad seda, kuidas me elu käsitame või kuidas meisse suhtutakse. Nad on südame energia kõige välimiseks kajastuseks, millega me puudutame, hellitame, näitame välja armastust või väljendame vaenulikkust, surudes käe rusikasse. Kas sa puudutad õiget inimest õigel moel? Kas sa tahad tegelikult kedagi lüüa? Kas oled pahane, et sirutasid kellelegi abistava käe, aga pärast ei saanud ise abi, kui sul seda vaja oli? Ängistust tundes murrad sa käsi. Ahastuses olles surud need kõvasti kokku. Vihasena pigistad neid. Võib-olla matkides seda, kuidas tahaksid kedagi kohelda. Me võime lasta asjadel käte vahelt libiseda ja võime neist kinni haarata. Võib olla liigagi tugevasti. Kas sa kardad millestki lahti lasta? Kas sa hoiad kellestki liiga tugevasti kinni, sest kardad teda kaotada? Kui tugeva haardega sa oma maailmast kinni hoiad? Me puudutame üksteist kätega. Puudutus on elus põhiline. Sellega tunneme end hüljatult ja ebakindlalt. Puudutusega toome tervenemist, vabastame üksinduse ja valu. Kas sa igatsed kedagi puudutada või soovid, et sind puudutataks? Kätega seotud konflikt võib näidata, et me tahame end välja sirutada ja puudutada, kuid hirm ja ebakindlus hoiavad meid tagasi. Käte jäikus viitab vastuseisule oma tegevuse või tunnete väljendamise suhtes. Valulikud käed ütlevad, et see, mida me teeme, tekitab ebamugavust või valu. Kas keegi takistab sul elada omas stiilis? Artriidist tingitud valud kätes viitavad sageli liiga kriitilisele suhtumisele enese või teiste tegevuse suhtes. Liiga higised käed näitavad, et oleme närvilised, ärevuses, isegi hirmul oma tegevuse pärast. Ja väga külmad käed võivad osutada, et me hoiame tundeid tagasi, võib-olla loobume armastusest või emotsionaalsest sidemest või kardame olla seotud või millegi osalised. Sõrmed sirutavad maailma ja saavad teistest kehaosadest sagedamini viga. Kas sa sirutad liiga kaugele? Kas sirutad käe sobimatult välja? Sõrmed näitavad meile, millal me oleme tundetud tabamatumate ja väiksemate probleemide suhtes. Pöial on seotud kontrolli ja jõuga, samuti ärevuse ja hirmuga. Nimetissõrm annab märku, kui häbistame kedagi ega märka, et oleme ka ise asjasse segatud. See on see. Näpuga näitad. Kui su sõrmed kõverduvad või tõmbuvad konksu, siis jälgi seda liigutust ja vaata, mis järgneb. Mida see liigutus tahab sulle öelda? Kas käsi läheb rusikasse ja kui nii, siis kas see rusikas tahab kellegi või millegi pihta virutada või osutavad sõrmed kaugemale, justkui sirutades uute piirkondade ja kogemuste järele või on nad suunatud eri suunda, nagu oleksid kaotanud üksmeele ja eesmärgi. Käed on, sõrmed on, aga rusikaid ei olnud. Ma võtsin just rusikaid. Mul see laps, kes seal töö juures on, see kogu aeg vehib rusikaga mul nina. Et mis see siis? Ei pannud tähele, ei olnud ju rusikast juttu. Joo. Sõrmed olid, käed, sõrmed. Äkki tuleb veel kuskil. Nii, ja nüüd tuleb selg. See on meie olemuse sammas,
mis toetab meid ja annab meile jõudu, hoiab meid sirge ja väärikana. Ometi kannatab Inglismaal üle 5 miljoni inimese krooniliste seljavaludega. USA-s aga kulutatakse igal aastal üle 30 miljardi dollari seljaprobleemide ravile ja seljahädadest põhjustatud töövõimetuse hüvitamisele. Paljud seljavalud algavad raskuste tõstmisel saadud vigastustest või probleemidest, aga kui tähelepanelikumalt vaadata, siis võime avastada ka psüühilisi ja emotsionaalseid probleeme, mis on tekitanud õnnetusele eelnevalt seljas pingeid, nõrkust või kontraktsioone. Mis sõna see veel selline on? Kontraktsioone, seda peab pärast vaatama. Selg on alateadvuse väljenduseks. See on see koht, kuhu me heidame probleemid ja tunded, millega ei taha tegeleda. Seal on need kenasti silma alt ära. Ja kui meie neid ei näe, siis ei saa neid ka teised näha. Kas miski, mille sa oled eemale tõuganud, püüab sinu tähelepanu köita, kui su selg valutab? Me ütleme, et meil on kehv selg, nagu oleks ta midagi halvasti teinud. Aga kas kehv on selg või see kraam, mille me oleme sinna maha laadinud? Mida ta peaks tegema, et olla hea selg? Kui miski hoiab meid edasi liikumast või me tõukame tagasi tunded endas, siis leiame need sageli oma seljast. Vot nii. Aga selle koha peal peame katki jätma, sest märkamatult on saanud aeg täis. Ja ellujäämisprobleemid on seotud seljaga. Tuleb järgmine lõik, et seda loen siis järgmine kord, aga ma panen nüüd selle salvestuse kinni.